Tallinna külastab 1924. aasta septembris Leningradi, see tähendab Peterburi, eelmise aasta meister Merkuur. Meeskonna esindaja on eestlane Eduard Bender. Koosseisu kuulub ka Pjotor Grigorjev, kes viimases Leningradi-Moskva mängus lõi mängu ainsa värava. Grigorjev mängis Tallinnas ka aasta varem maavõistlusmängus Eesti ja Venemaa vahel. Eesti meedia ilgub venelaste rääbaka väljanägemise kallal ja tõdeb, et Euroopa moest olevat asi kaugel. Esimest mängu Kalevi vastu külastavad kuni 5000 pealtvaataja seas ka rahandusminister Otto Strandman ja siseminister Theodor Rõuk. Kui eestlased minut enne lõppu viigistavad, kirjeldab Rahvalehe reporter seda dramaatiliselt. Plaksutati, kisendati, trambiti, loobiti mütse ja isegi nuuksuti. Päris õudne oli istuda sel minutil oma naabrite keskel, kellest üks kisendas üliinimliku häälega, sealjuures käsa üksteise vastu tagudes, teine ei saanud nutu pärast sõna suust ja kolmas tagus mind jalgadega, justkui oleks ta ise tahtnud palli sisse veeretada. Järgmisel päeval kaotavad venelased Tallinna Spordile 0-1. Nad kasutavad rinnaga palli surmates osavasti käsi tasakaalu hoidmisel, kukuvad kergesti ja nõuavad karistuslööke. Mõlemas mängus annab tunda venelaste vähene vastupidavus. Teisel poolel vajuvad külalised ära. Ebaedu Eestis sunnib neid jätma katki turnee, mis pidi nad Riia kaudu viima Kesk-Euroopasse. Eesti Spordileht kirjutab Merkuuri kohta, et see kiirelt saadud direktiividel meelehärmaga tagasi pööras Leningradi müüride vahele.